Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 328 ja võtame ette 3 kõige põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 328 toimub 10. mail. Esimene fight, mis täna räägime, on Sean Brady versus Joaquin Buckley. Mõlemad mehed tulevad kaotuse pealt ehk mõlemad mehed on väga näljased, et saada ennast uuesti welterweight tiitli fighti lähedale. Sean Brady siis 18-2 rekordiga viimati kaotas Michael Moralesele esimeses raundis, kus päris paljudele, kaasa võttes ka minule, suureks üllatuseks mees ei suutnud ära lahendada seda Michael Moralese distantsi ja tema sellist nagu üleüldist suurust ei suutnud meest maha viia ja pidi vastu võtma esimese raundi kaotuse. Enne seda oli korraga runni peal welterweighti kaalus. Viimati võitis Leon Edwardsit Londonis, purustas mehe täielikult oma maadlusega. Selle vastu Joaquin Buckley viimati kaotus welterweight legendi Kamaru Usmani vastu. Enne seda oli 6 võitu järjest. Nagu ma ütlesin, mõlemad mehed tulevad kaotuse pealt, ehk siis meil on oodata kõvat, väga näljast lahingut. Mina arvan, et Sean Brady seekord suudab oma maadluse panna maksma ja võidab selle fighti otsusega. Ja co-main event, mis pidi tegelikult toimub juba eelmisel numbrikaardil, ehk siis Joshua Van versus Tatsuro Taira, champion versus tugev grappler. Van võitis oma tiitlis Alexander Pantoja vastu, kui Pantoja kukkus õnnetult ja murdis oma käe. Tavaliselt, kui champion võidab tiitli, saab ta kõvasti enesekindlust juurde. Aga kuna tiitli fight oli nii lühike, siis on raske öelda, kui palju see aitas kaasa reaalselt mehe enesekindlusele. Selle vastu Tatsuro Taira on võimalus tulla esimeseks jaapanlaseks, kes on võitnud UFC tiitli. Mees on väga tugev grappler, seega näeme klassikalist striker versus grappler fighti. Ja mina arvan, et championil läheb raskeks ja ei ta suuda peatada neid Tatsuro Taira tulekuid. Võib-olla esimesed paar raundi suudab, aga 5 raundine fight Tatsuro Taira ei lõpeta oma maadlust. Nii et mina ütlen, et me näeme uut championit ja Tatsuro Taira võidab selle fighti otsusega. Ja peamatš on meil kõva maasikas Khamzat Chimaev versus Sean Strickland, endised tiimikaaslased omavahel. Seal fightis on nii palju bad bloodi, et UFC on öelnud, et nad ei lase mehi vastastikku enne, kui on aeg fightida. Chimaev võitis oma tiitli siis Tristas Duplessisi vastu. Enne seda võitis esimeses raundis tagant kägistusega Robert Whitakeri. See, ma arvan, kuulus pilt, mida kõik on näinud, Whitakeri alahambad olid kõik puruks. Sean Strickland, endine middleweighti champion, veebruaris võitis Anthony Fluffy Hernandez 3. raundi TKO-ga. Ma ei näe middleweight kaalus, et keegi suudaks praegu paetada Khamzat Chimaevi maadlust ja ma arvan ka tema striking areneb kogu aeg aina paremaks ja mees läheb aina enesekindlamaks, sest et kõik kardavad ta maadlust nii väga, siis see avab talle uusi kohti püstivõitluses. Strickland on sellise huvitava stiiliga ja ka tegelikult üpriski hea maadlus, aga ma arvan, see pole ligi lähedal Khamzat Chimaevi stiilile. Seega mina ütlen, Khamzat Chimaev kaitseb esimest korda tiitlit ja võidab selle fighti lõpetusega. Ja siin see on. Need on minu UFC 328 ennustused, ehk siis ütlen, Sean Brady võidab otsusega, Tatsuro Taira võidab otsusega ja Khamzat Chimaev jääb championiks ja võidab lõpetusega. Mina paneksin oma panused neile 3 fighterile. Jätke kommentaari, mis teie arvate ja näeme juba järgmises episoodis Asturi astroloogiaga.